See on tööstusharu, mille väärtus on hinnanguliselt $189 miljardit. Tänapäeval teenivad videomängud rohkem tulu kui filmi- ja muusikatööstus kokku, muutes mängutööstuse maailmas suurimaks meelelahutusäriks. Seda veavad menukad frantsiisid nagu Mario, mille müük on ületanud 900 miljonit eksemplari, Pokemon, millel on üle 500 miljoni müüdud koopia ja Call of Duty, mis on samuti ületanud 500 miljoni müügipiiri. Üks võtmetegijaid kulisside taga on Xsolla. Võib-olla sa ei tea seda nime, kuid Ameerika Ühendriikides asuv ettevõte on saanud mängutööstuse ökosüsteemi oluliseks osaks. Tegutsedes enam kui 200 riigis, pakub see arendajatele tööriistu, et müüa, levitada ja rahaks teha oma mänge üle kogu maailma. Meie ettevõte pakub teile teie mängu jaoks infrastruktuuri, makselahendusi ning reklaamitegevusi läbi meie partnerite võrgustike. Kasutades mõjutajate kanaleid, reklaamitulu teenimist ja kõiki muid võimalusi. Jällegi, see on teenusepakkuja, kes tegutseb pigem taustal, ütleksin ma. Seega on kõik seotud mängude arendamise ja mängutööstuse ökosüsteemiga. Ettevõte ütleb, et nüüd kasutab selle infrastruktuuri 60% maailma 100 suurima käibega mängust. Ja see on valinud Tel Avivi oma esimese Xsolla klubi koduks. 500 ruutmeetrise keskuse Iisraeli idufirma riigi südames, mis on loodud mänguarendajate ja loojate toetamiseks. Klubis toimub iga päev midagi uut. Olgu selleks üritus, loeng, kokkusaamine või salong, kus inimesed kogunevad, et rääkida selle tööstusharu tulevikust. Ja kuidas saab sellest tööstusharust läbi lüüa? Kas töötajana olemasolevas ettevõttes või luues oma idufirma uue stuudio mängutööstuses? See on tõesti koht, kus kõik tuleb iga päev kokku ja võtab iga kord erineva kuju. Iisraeli mänguarendajate assotsiatsiooni andmetel töötab riigi mängutööstuses üle 15 000 inimese ja see toob aastas sisse umbes 10 miljardit eurot tulu. Jaapan on tuntud mänguhiidude Nintendo ja Sega poolest, Ameerika Ühendriigid suurte stuudiote nagu Rockstar Games poolest, mis on Grand Theft Auto looja, ning Prantsusmaa oma loopõhiste hittide nagu Assassin's Creed ja Far Cry poolest. Iisrael on samal ajal jätnud oma jälje mobiilimängude valdkonnas. Tel Avivis asuv Moon Interactive lõi Coinmasteri, mis on üks suurimaid mobiilimängude edulugusid läbi aegade, enam kui 300 miljoni allalaadimisega. Mängutööstus ühendab 2 erinevat omadust, mida ka Iisraeli inimesed üldiselt ühendavad. See on kunstiline stiil ja maitse, eks. Võime luua midagi tähendusrikast. Ja samuti andmed ja tehnoloogia. Mängutööstus on nagu täiuslik kombinatsioon kunsti ja numbrite, andmete ja loomise vahel. Ja see kombinatsioon töötab siin eriti hästi, sest meil on kindlasti inimesed, kellel pole mitte ainult hing selle hämmastava loomingu loomiseks, vaid ka mõistus ja intellekt, et see ellu viia parimal võimalikul ärilisel moel. Nii et minu arvates on just nende 2 asja hea kombinatsioon see, mis paneb Iisraeli teiste riikidega võrreldes silma paistma. Aga numbrite ja mängude taga on inimesed. Arendajad, kellel on ideed, ambitsioonid ja võib-olla järgmised ülemaailmsed hitid. Nii et Digital Combat Academy loob väljaõppetehnoloogiat, et sõdurid ja taktikalised üksused saaksid missioonideks harjutada, treenida oma mõistust ja kognitiivseid võimeid. Nagu Call of Duty mäng, aga sõduritele, mis annab neile lahinguväljal tegutsemise kogemuse lihtsalt videomängu mängides. Põhimõtteliselt olen ma viimased 20 aastat olnud tankikompanii ülen, olen sõdades võidelnud ning minu igapäevatöö on olla mängutoodete arendaja ja disainer mängufirmades nagu Playtika ja Superplay. Nii et ma proovisin leida toodet, mis võimaldaks mind ja minu sõdureid treenida ilma väljale minemata, aega ja laskemoona raiskamata ning end vigastamise ohtu seadmata. Ja süsteem analüüsib ka kõike, mida nad on teinud ning annab neile hinnangu selle kohta, kuidas nad otsuseid langetasid ja suhtlesid, mida nad tegid hästi ja mida valesti ning aitab neil areneda ilma riskide ja kuludeta. Mängutööstuses, nagu paljudes teisteski valdkondades, ei piisa ainult heast ideest. Eduka mängu loomine nõuab aega, rahastust, teadmisi ja tuge. Just seda loodavadki paljud arendajad leida Tel Avivis asuvas Xsolla klubis. Kõik inimesed, kes siia tulevad ühisesse kontorisse, nagu näiteks WeWorki stiilis, aga nad kõik arendavad mänge. Näiteks on seal üks tüüp, kes ütleb lihtsalt, tere, kas sa saad mu mängu vaadata? Mida sa arvad? Ma tahtsin seda teha. Mis sa arvad?
ja mina ütlen, ma olen mängutööstuses töötanud 10 aastat. Andsin talle mõned nõuanded ja võib-olla ta teeb need ära, loodetavasti. Ja hiljem saan ma tema arengut näha. See on lihtsalt sõbralik viis. Kui me ei töötaks siit, siis tema ei saaks seda tasuta tagasisidet ja mina ei saaks teda aidata. See on omamoodi ühine koostöö samas erilises mängude valdkonnas, mis on väga erinev kõigist teistest teemadest, kõigist teistest. See ei ole nagu finantstehnoloogia ega küberturvalisus. See on eriline nišš, millest ainult mänguinimesed saavad aru, millest me räägime. Tel Avivi asukoht on esimene Xolla klubi. Ameerika ettevõte loodab, et see on ülemaailmse võrgustiku algus. Mõte on muidugi globaalne ja idee on selles, et kujutage ette näiteks sotsiaalvõrgustikku, millel on füüsilised asukohad juurde lisatud, eks? Nii et idee on selles, et inimesed kasutavad digiplatvormi, et ühenduda ja avastada uusi asju, aga siis lähevad nad füüsilistesse asukohtadesse ja kohtuvad üksteisega. Ja kui sa reisid ja oled selle klubi liige, siis näiteks kui sa reisid Tel Avivist New Yorki, lähed sa seal klubisse ja kohtud seal õigete inimestega. Ja sa tead alati, et ükskõik kuhu sa maailmas lähed, mänguinimesed on alati Xolla klubis. Ja me kasvame päris kiiresti ja meil on juba mõned uued asukohad plaanis. Nii et lähiaastatel tuleb selle kohta palju suuri uudiseid. Riigis, mis on juba tuntud oma eduka idufirmade ökosüsteemi poolest, kerkivad videomängud esile kui uus innovatsioonivaldkond.